Tere kõigile! Täna uurime Narissa ja Catherine Bowes-Lyoni kuninganna Elizabeth II onutütarde elusid. Need hilise kuninganna kaasaegsed sündisid raske vaimupuudega ning kuningliku perekonna kaugemad liikmed tõrjusid nad peagi kõrvale, skandaalis, mis tuli avalikuks alles aastakümneid hiljem. Liitu minuga, kui uurime nende lugu. Enne kui hakkame uurima Narissa ja Catherine Bowes-Lyoni traagilisi elusid ning nende ümber olnud skandaali, peame kõigepealt selgitama, kes olid Bowes-Lyonid. Perekonna nimi sai alguse 18. sajandi keskel, kui John Bowles, 9. Strathmore'i ja Kinghorni krahv Šoti aadlis, oli ka klanni pealik. Lyonile anti uus aadliperekonna nimi Bowes-Lyon parlamendi otsusega. Perekond saab oma suguvõsa jälgida lõpuks 14. sajandini, kui John Lyon, Gleimisi isand, teenis Šotimaa kammerhärra ametis, kuigi perekonna juured ulatuvad tagasi juba 11. sajandisse. Bowles-Lyoni perekonnapea 20. sajandi alguses oli Claude Bowles-Lyon, Strathmore'i ja Kinghorni 14 krahv. Tema teine vanim poeg John, kes sündis 1886 aastal, oli Narissa ja Catherine'i isa. Seega olid nad 14. krahvi lapselapsed, olles ühe Briti aadli kõrgeima aadlimehe järeltulijad. Bowes-Lyoni perekonna silmapaistvuse tõttu abiellus John Fenella Hepburn Stuart Forbes Trefesiska, kes oli 21. parun Clintoni noorem tütar. John Bowes-Lyoni ja Fenella abielust sündis peagi palju lapsi. Tütar nimega Patricia sündis juulis 1916, kuid kahjuks suri ta vahetult enne oma esimest sünnipäeva. Mõni kuu hiljem sündis veel üks tütar, Anne. Ta oli terve ja elas suhteliselt pika ning õnneliku elu, nagu ka Diana, kes sündis palju aastaid hiljem, 1923 aastal. Kuid Johni ja Fenella 2 ülejäänud tütart olid vaevatud. Need olid Narissa, kes sündis 18. veebruaril 1919 ja Catherine, nende 5 tütrest viimane, kes sündis 4. juulil 1926. Kahjuks sündisid nii Narissa kui ka Catherine vaimse puudega. Tolle aja vähem poliitiliselt korrektses terminoloogias liigitati nad imbetsiilideks ning nende haiguse täpne olemus ei ole selge isegi tänapäeval. Sellised haigused polnud 20. sajandi alguseks Euroopa aadli seas sugugi haruldased. Aastatepikkune sugulusaretus ning esimese ja teise astme nõbude omavahelised abielud olid viinud raskete haiguste ja vaimsete probleemide laialdase levikuni paljudes Euroopa kuninglikes suguvõsades. Mis iganes see unatus ka polnud Narissa ja Catherine Bowes-Lyoni puhul, me teame, et nad ei õppinud kunagi korralikult rääkima ega tõhusalt suhtlema. See kõik toimus ajal, mil selliste haiguste põhjustest oli väga vähe meditsiinilist arusaamist ning vaimsete puudega kaasnes jätkuvalt märkimisväärne sotsiaalne häbimärgistamine. Nii paigutati 1941 aastal Narissa ja Catherine, kes olid selleks ajaks vastavalt 22 ja 15 aastased, nende perekonna poolt Surrey's asuvasse Royal Earlswood Hospitalisse. See avati 1855 aastal vaimuhaiglana, kuid 20. sajandi keskpaigaks oli sellest saanud asutus, mis oli mõeldud raskete vaimupuudega patsientidele. Ja siis püüdis perekond suuresti ignoreerida fakti, et need 2 tüdrukut olid üldse kunagi olemas olnud. Järgnenud aastatel ei külastanud nende ema Fenella õdesid ega teinud seda ka ükski teine laiema perekonna liige. Nende isa John oli juba ammu surnud, olles surnud enneaegselt 1930, 4 aastal 44-aastaselt kopsupõletikku. Võib-olla oli kogu selle loo juures suurim seletamatu asjaolu see, miks perekond ootas kuni 1941 aastani, kui Narissa oli juba oma varastes 20-ndates, enne kui õed paigutati asutuse hoole alla. Narissa ja Catherine'i saatus, mis võib olla meie jaoks raske mõista isegi 20. sajandi alguses, poleks tõenäoliselt kunagi olnud avalikkuse jaoks oluline teema, kui poleks olnud selleks ajaks tekkinud seoseid Bowes-Lyoni perekonna ja Briti kuningliku perekonna vahel. 26. aprillil 1923, kui Narissa oli vaid 4-aastane ja 3 aastat enne Catherine'i sündi, abiellus nende isa Johni noorem õde Elizabeth Bowes-Lyon Albertiga, Yorki hertsogiga,
kes oli Suurbritannia kuninga George V noorem poeg. Seega, alates 1923 aastast olid Bowes-Lyonid abiellusidemete kaudu seotud Briti kuningliku perekonnaga. See seos Briti monarhiaga muutus järgmistel aastatel veelgi tugevamaks. Kuningas George de Kihne noorima pojana ei olnud oodata, et Albertist saab Briti troonipärija. Kui kuningas suri 1936 aasta jaanuaris, päris trooni tema poeg Edward, kellest sai kuningas Edward VIII. Uue monarhi valitsemisaeg jäi aga väga lühikeseks, sest tema otsus abielluda Wallace Simpsoniga, ameeriklannast 2 korda lahutatud naisega, peeti Briti poliitilise eliidi jaoks vastuvõetamatuks. Selle tulemusena loobus Edward vähem kui 12 kuu pärast troonist ning tema asemel sai kuningaks Yorki hertsog, kellest sai kuningas George VI. See olukorra muutus tähendas, et Elizabeth Bowes-Lyon, Narissa ja Catherine'i tädi sai Suurbritannia kuninga abikaasana kuningannaks. Veelgi enam, 1926 aasta aprillis, vaid mõned nädalad enne Catherine Bowes-Lyoni sündi, sünnitas Elizabeth tütre, kellele pandi ema järgi nimeks Elizabeth. See oli tulevane Suurbritannia kuninganna Elizabeth II, kes oli Narissa ja Catherine'i täditütar. Kõigil 3 noorel naisel olid samad vanavanemad, Claude Bowes-Lyon, Strathmore ja Kinghorni 14. Scruff ning Cecilia Bowes-Lyon Cavendish Bentinki lähedalt. Aastate möödudes elasid Narissa ja Catherine jätkuvalt Royal Earlswoodi haiglas, olles oma sugulaste poolt suuresti tähelepanuta jäetud. Veidi üle 10 aasta pärast seda, kui nad sattusid Surrey haiglasse, suri nende tädi abikaasa, kuningas George VI, enneaegselt laialt levinud perekondliku terviseprobleemi tõttu, mille põhjustas ahelsuitsetamine. Teda asendas Narissa ja Catherine'i nõbu kuninganna Elizabeth II, kes valitses Suurbritanniat järgmised 70 aastat, saades rahvusvahelises ajaloos teiseks kõige kauem valitsenud monarhiks. Suur osa Narissa ja Catherine'iga seotud vastuoludest keskendub 1963 aasta Burke'i Peerage'i väljaandele. Burke'i Peerage on iga-aastaselt avaldatav genealoogiline uurimus, mis annab üksikasju kõigi Briti ja Iiri aadi liikmete, nende esivanemate ja praeguste pereliikmete kohta, sealhulgas kuningliku perekonna kaugemad liikmed, hertsogid, krahvid, parunid, arunetid ja teised maaisandad ning tiitliga perekonnad. Seda avaldati esmakordselt 1826 aastal Iiri genealoogi John Burke'i poolt, ajal, mil Iirimaa oli veel täielikult Suurbritannia võimu all. 20. sajandiks hakati aadliraamatut avaldama igal aastal ning Briti ja Iiri aadi liikmetele saadeti vorme, et nad saaksid oma perekondade genealoogilisi andmeid uuendada. 1963 aastal, kui Bowes-Lyoni perekond sai oma vormi, täitis selle Narissa ja Catherine'i ema Fenella. Vastuoluliselt märkis ta, et Narissa suri 1940 aastal ja Catherine lahkus hiljuti 1961 aastal. See oli hoolimata sellest, et tema 2 tütart olid endiselt elus ja elasid Earlswoodi haiglas. Kas perekonda oli tõesti võimalik eksitada arvama, et nende 2 tütart on surnud, arvestades, et nad jätkasid igal aastal 125 naela maksmist Earlswoodile nende ülalpidamise eest seal? Tol ajal sellele eriti tähelepanu ei pööratud, kuid 1986 aastal tuli välja, et tüdrukud olid 1963 aastal kantud surnuteks, kuigi mõlemad olid sel ajal elus. Püüdes seda selgitada, väitis Fenella vennapoeg, et tema tädi, kes oli vahepeal surnud, oli hajameelne inimene, kellel oli üsna tüüpiline täita selliseid vorme, nagu Burke'i aadliraamat oma valesti. Siiski on see vaevalt rahuldav selgitus. Fenella oli esitanud konkreetsed kuupäevad, millal tema 2 tütart väidetavalt surid, ja ta üritas üsna selgelt varjata tõsiasja, et perekond oli nad Earlswoodi paigutanud ning seejärel püüdis käituda, nagu neid polekski olemas olnud. Narissa ja Catherine elasid Earlswoodis veel aastakümneid. Lõpuks suri Narissa seal 1986 aastal. 66-aastaselt 45 aastat pärast seda, kui ta esimest korda haiglasse paigutati. Tema matustel ei viibinud ükski laiema suguvõsa liige, kuigi selleks ajaks olid paljud tema lähisugulased juba surnud. Selle asemel olid ainsad leinajad kohal haiglatöötajad.
Catherine elas Earlswoodis edasi kuni haigla sulgemiseni 1997 aastal. Enne sulgemist viidi Catherine koos mitme teise nõbuga, kes olid aastate jooksul samasse geneetilisse haigusesse haigestununa Earlswoodi saadetud, Ketwin House'i, lähedal asuvasse hooldekodusse Surrey's. Kui ka see 2001 aastal suleti, viidi Catherine taas ümber. Ta suri alles 2014. Aasta veebruaris, olles peaaegu 90-aastane ja pärast enam kui 70 aastat erinevates hooldekodudes elamist, ei tema ega Narissa olnud kunagi õppinud teistega suhtlema, nii raske oli nende puue. Narissa ja Catherine'i lugu põhjustas 1986 aastal. Pärast Narissa surma palju poleemikat. Lugu kuninganna nõbudest, kes olid maailmast varjatud ja oma enda perekonna poolt sisuliselt hüljatud, avalikustas Suurbritannias ajalehtedes Sun. Edasised uurimised näitasid, et nende ema Fenella oli esitanud valeandmeid, justkui oleksid nad aastaid varem surnud, mis suurendas veelgi poleemikat. Siin oli tõendeid selle kohta, et Bowes-Lyonid olid mitte ainult paigutanud 2 oma last haiglasse ja seejärel nad sisuliselt unustanud, vaid olid ka teesennud, et õed surid juba aastaid varem. Asja tegi veelgi hullemaks see, et avalikuks tulid Narissa surma üksikasjad ning fakt, et tema matustel ei viibinud ükski pereliige. Šokeerivalt selgus, et tema haud Redstone'i kalmistul oli tähistamata, välja arvatud plastist silt ja seerianumber. See parandati hiljem, kui Narissa 2 õe või vennatütart ja 1 õe või vennapoeg korraldasid hauale hauakivi paigaldamise. 1980-ndate lõpuks olid toimunu üksikasjad suuresti avalikkusele kättesaadavad, kuid see lugu on sellest ajast alates mitmel korral taas tähelepanu keskmesse tõusnud. Näiteks 2011 aastal edastas Channel 4 dokumentaalfilmi nimega Kuninganna varjatud nõud. See dokumentaalfilm väitis, et õdesid oli nende perekond ignoreerinud ja halvasti kohelnud, samal ajal kui ülejäänud Bowes-Lyoni perekond elas lugupeetud ja luksuslikku elu. Arvaatiga, et see ärritas väga kuninganna Elizabeth II, keda see pealkiri otseselt puudutas. Aga kes oleks olnud peaaegu täielikult teadmatuses sellest, mis juhtus Narissa ja Catherine'iga? Ja kes kindlasti polnud mingil moel seotud otsusega paigutada õed 1941 aastal Earlswoodi. Viimasel ajal on Narissa ja Catherine'i lugu kajastatud populaarses Netflixi draamas The Crown, moodustades olulise osa 4. hooaja 7 episoodist pealkirjaga The Hereditary Principle. Nende loo taas esile kerkimisega kajastavad olulised väljaanded nagu Harper's Bazaar ja Esquire, taas Bowes-Lyoni õdede lugu. Lõppkokkuvõttes, kuigi õdede ümber tekkinud poleemika viitab kindlasti mõningasele hoolimatule käitumisele Bowes-Lyoni perekonna poolt. Narissa ja Catherine'i lugu peegeldab seda, kuidas väidetavalt valgustatud ühiskond nagu Suurbritannia kohtles raske vaimupuudega inimesi veel 20. sajandi keskpaigas. Aitäh kõigile, et vaatasite seda videot Bowes-Lyoni õdedest. Loodan, et pidasite seda huvitavaks. Andke kommentaarides teada, mida arvasite nende elust ja loost. Kui teil on veel ettepanekuid, jätke need samuti kommentaaridesse. Loodan, et olete kanalit tellinud ja teavitused sisse lülitanud, et saada kõik minu videod kohe, kui need üles laen. Kui teid huvitavad ajaloolised raamatud ja esemed või miski, mis puudutab minu varustust, siis leiate kirjeldusest lingid minu Amazoni poodi. Igatahes see on kõik minu poolt, nii et kohtume järgmises unustatud elu osas. Aitäh!